Tere hommikust! Tere hommikust, hea müügirahvas! 43. müüginädal on käima läinud ja 23. müügiminutid eetris. Vaatan, et esmaspäeva hommikuti ei saagi enam väga vara müügiminutid autost teha, sellepärast väljas on lihtsalt nii pime, niisugune polaaröö on, et päris keeruline. Et varsti pean kuskile siseruumidesse istuma, kus on natuke rohkem valgust. Sellegipoolest ma loodan, et teil nädalavahetus läks hästi, aga eelmise nädala kokkuvõte, mille te ma loodetavasti reedel tegite, oli teie jaoks suurepärane ja nägite, et sellel nädalal oli mõte. Millest täna räägime? Täna räägime sõprusest müügitöös ja ettevõtte esindajate vahel. Ja mäletan väga selgelt veel oma sarnast kogemust. Aasta siis võis olla äkki 2004. Ja ma mäletan, et tollane juht siis ütles mulle, et Urmas, ära mine liiga familiaarseks. See puudutas siis ühte konkreetset klienti, kellega ma väga hästi läbi sain. Et ära mine väga familiaarseks, et see on ohtlik. Ja tol hetkel ma mõtlesin, kuule, mis asja see jahud, et mis asja siin ohtlik on, et mida paremini läbi saan, seda paremad ka on müügitulemused. Täna ajast tagasi vaadates ja paar kogemust on veel sellist olnud, et neid kogemusi kokku võttes päris nii see tegelikult ei ole. Et kui sa oma peas mõtled, et tegelikult on ju äge, kui sa saad kliendiga sõbraks ja veel võib-olla heaks sõbraks ja asi hakkab koostöö hakkab veel paremini sujuma. Paratamatult on sellel liigsel sõprusel omad puudused. Ja kui te nüüd mõtlete korraks, et mis on esimene puudus või esimene probleem, mis juhtub siis, kui sa saad oma kliendi esindajaga liiga heaks sõbraks. Esimene ja kõige suurem mure on see, et sealt selline ratsionaalne müügisuhe kaob ära ja asendub sõprussuhtega. Ja mis on sõprussuhte üks hea pool, aga ettevõtte vaatest võib-olla mitte nii hea pool, on see, et sa hakkad siis kliendile ja kliendi tegevusele kaasa elama ja hakkad seda südamest tegema. Ja võib-olla esimene, millega mina olen kõrvetada saanud, esimene probleem on see, et kui sa hakkad kliendile ja tema elule ja suhtele kaasa elama, siis sa unustad ära ühe hästi tähtsa ja olulise fakti ja selleks on krediidirisk. Ja krediidirisk on midagi sellist, mida kui sa suhtuksid klienti kui tavapärasesse klienti ja ta küsiks sult näiteks, et kuule, et nüüd ma lähen vastu ühele suurele katsumusele, et mul oleks natukene krediidilimiiti vaja suurendada. Selleks, et lihtsalt selleks perioodiks, et see töö ära teha. Kui sa nüüd vaataksid teda kui tavalist klienti, siis sa teeksid ilmselgelt oma taustauuringu, oma tavalised protseduurid, mis sa nii ehk naa teed ja siis hindaksid, kas see krediidirisk on põhjendatud või ei ole. Nüüd, kui tegemist on su sõbraga, siis sa ilmselgelt elad temale ja tema ärile ja tema ettevõtmisele kaasa ja see teeb asja ohtlikuks, et sa ei hinda enam seda adekvaatselt, mis see krediidirisk seal on. Ja ettevõtte vaatest võib see väga valusa tagasilöögi anda. Räägime kõige ägedamast sõnast, ehk siis soodsad hinnad, allahindlused. Vaadake, kui sa räägid kliendiga hinde läbi, ametlikes, ütleme, et siis suhetes, siis on seal teatavad maneerid ja teatav selline, mõlemale poole jääb natukene sellist saladuslikku loori ka. Kui sa sõbraga räägid läbi, siis sõber küsib sult ilmselgelt, et kuule, äkki saad veel seda hinda veidike paremaks teha. Ja sinu vaatest tegelikult ei olegi midagi halvasti. Loomulikult saad. Teed talle väga-väga head hinnad. Kui ettevõtte omanik seda vaatab, juhul kui ise ettevõtte omanik ei ole, siis talle see niias valguses enam ei paista, et sa müüd maailma parima hinnaga oma heale sõbrale. Sest et sinna äri lihtsalt ei mahu vahele. Ehk siis allahindlused on üks selline nõrk koht. Järgmine asi, tähtajad. Paratamatult sõprade vahel tähtajad kipuvad ka libisema minema. Ja seda mõlemad poolt kipuvad libisema minema, et küll jõuab ja küll saab ja jääb natuke hiljaks, ei ole midagi ja soovin veitsa varem, küll ta saab, see on mu sõber, ta ajab asjad korda seal. Et tähtajad on sellised libisevad tähtajad ja ilmselgelt ettevõtte vaatest see väga hea ei ole, kui need tähtajad libisema hakkavad. Igasugused tarnetingimused ja igasugused pisikesed detailid, mida sa muidu väga täpselt mõtiskleksid ja arutleksid, mida sa pakud õunade unte vastu,
siis need lähevad loomulikult nii vabaks, et jaa, saab, saadan sulle tasuta kõiki asju ja nii edasi ja nii edasi. Tegelikult ju ettevõtja peab selle kulu kinni maksma. Ehk siis sina inimesena loomulikult tahad oma sõbrale väga head. Küsisin päris mitme tuttava käest seda sama küsimust, et mis on nende elu nagu õppetunnid. Ja üks sõber ütles ka selle peale, et võib juhtuda ka selline situatsioon, et sa saad nagu kliendiga väga hästi hakkad läbi saama, siis te saate juba sõpradeks ja siis te saate ka vabal ajal kokku ja räägite elust olust. Ja juhtumisi, kui sellel kliendil on mingi teine tegevus veel, mingi hobi, mingi valdkond, millega ta ka toimetab ja ta tahaks sind väga nagu tõmmata ka sinna paati, aga see sulle huvi ei paku. Ja saate aru, et tegelikult te olete ikkagi nagu, reaalsuses olete päris erinevad inimesed, lihtsalt kohe see võib-olla välja ei tulnud, siis võib juhtuda selline kehva variant, et kui sellel kliendi esindajal on valida nagu ka sinu konkurendi ja sinu vahel ja kui ta tunneb, et sinuga enam see klapp ei ole päris sama, mis alguses oli, siis ta valib teise partneri. Ja sinna ei ole midagi teha, sest lihtsalt teie väärtused põrkuvad kuskil mingil hetkel. Ja ka sinnamaani ei ole mõtet võib-olla seda kliendisuhet lasta. Ja mis on kõige halvem variant, mis juhtuda saab just ettevõtte ja ettevõtja vaatest, on see, et kui te sõpradena tülli lähete, siis lõpeb ka kahjuks äri. Et midagi teha ei ole. Kliendisuhted ja inimsuhted lihtsalt on sellised. Seega siinkohal minu soovitus hoidke seal sellist, ütleme, distantsi, et te olete ikkagi mõlemad ettevõtete esindajad ja liigne sõprus seal kohal võib olla teile kahjulik ja ettevõttele kahjulik. Aga loomulikult olen ise seda omal nahal kogenud ja tean, et kui sõprus kuskilt välja kasvab, siis see lihtsalt niimoodi on, et sinna ei ole midagi teha, aga lihtsalt ma tahtsin tuua välja need punktid, kuna see oli ka kunagi üks varasemaid küsimusi kellegi kuulaja poolt, et mida mina näen siis ohtudena. Ehk siis ratsionaalsus kaob, hakkad kliendile kaasa elama, krediidilimiidi risk suureneb, teed liiga häid allahindlusi, pakud liiga häid tarnetingimusi, võivad tekkida väärtuse konfliktid ja kui te olete sõbrad ja lähete sõpradena millegi pärast tülli, siis lõpeb ka äri. Nüüd nädalavahetusest üks müüginäide. Läksin nädalavahetusel poodi ja hakkasin autost välja tulema ja ikka tuled nagu natuke selge ees autost välja. Ja järsku keegi oli minu ees ja ütles, ei, kuule, mul on kiiresti raha vaja. Et ma ehmatasin nii kõvasti, et tagasi autosse ei kukkunud. Ja tegemist oli siis kodutuga, kes kasutas aktiivse müügi nagu tunnuseid. Ja ma vestlesin selle kodutuga päris pikalt ja ütlesin, et kuule sõbrake, sa saad aru, et isegi kui sa oled kodutu ja sul on raha vaja, siis sa pead oskama ennast müüa, et sa ei saa sellise peale lendava stiiliga Ameerikat mängida. Sellepärast, et sulle varsti kutsutakse lihtsalt politsei. Sa väsitad inimesi, sa oled inimestele ebameeldiv. Kui sa päriselt tahad ja sul on päriselt raha vaja, siis sa pead ka vastavalt käituma. Ja kui sul on üks käsi laua siit käe pealt tatoveeritud, siis võta teine käsi, võta puhas käsi. Kui sa tahad midagi südamele panna ja näidata, et sul südamest on raha vaja. Et sellised väiksed detailid ja need kehtivad igal pool kõikide inimeste juures, et ei ole vahet, kas sa oled nagu ärieliidis müüd kõige kallimaid tooteid või sa oled kodutu ja tahad endale lihtsalt söögiraha saada, et sa pead nagu mõtlema, kuidas sa lähened. Kuidas inimesed lähened, et sa teist inimest ära ei ehmata. Kuulan praegu üht ägedat raamatut ka, milleks on High Performance Habits ja ma panen selle video alla, selle raamatu lingi ka. Ma siiralt soovitan seda jumalast äge raamat, mis räägib siis selle autori uurimustööst, millised harjumused on sellised sihile viivad harjumused ja millised harjumusi kasutavad absoluutselt tipud oma igapäevatöös. Ja harjumused on ju ilmselgelt midagi, millega me iga päev toimetame ja me tahame endale sisse juurutada häid, efektiivseid ja miks mitte müügis ka tulusaid harjumusi. Nii et see on see minu raamatu soovitus, millega ma olen praegu iseenesest veerandi peale, aga see veerand on juba ka ülimalt huvitav. Seega ma soovin teile head 43. müüginädalat, 23. müügiminutid olid eetris, põrgata mulle teemat, näeme, kuuleme jälle, tšau!